Plaatimise teemaga külgneb tihedalt põrandakütte teema. Uurin nüüd firmast Devi, kuidas targalt planeerida põrandakütet nii keraamilise plaadi või mis tahes muu materjali alla. Rääkisime põrandaplaatidest märgruumides. Milliste materjalide alla saab panna põrandakütet ja millega tuleks otsuse tegemisel arvestada? Märgruumides üldjuhul on meil tegemist ikkagi siis tavaliselt keraamilise plaadiga. Ja selle juures on kõige olulisem see, kui palju me saame seda põrandapinda tõsta remondi käigus. Ja kas meil olemasolev põrand on korralikult soojustatud või ei ole. Kui meil põrand ei ole soojustatud, siis loomulikult me alati soovitame korralikult põrand soojustada. See aga eeldab vana põranda üleslõhkumist, soojustuse paigaldamist ja sinna peale sellise põranda ehitamist, mis on ka mehaaniliselt vastupidav. Sinna põrandasse läheb kõige tavalisem betoonikivistumise kaabel, mis aga tahab endale peale saada selline 3–5 sentimeetrit segu. Kui meil seda võimalust ei ole, et nii palju põrandapinda tõsta, või kui meil on põrand juba altpoolt soojustatud, lihtsalt ei ole kütet, siis me saame kasutada õhukese põranda küttekaablit, mis tõesti vajab endale peale ainult sentimeetrit segu. Ja sellega ongi asi lahendatud, saame juba uue plaadi panna. Või kui meil isegi seda varianti pole, põrand on altpoolt küll soojustatud, aga me ei saa põrandapinda üldse eriti tõsta, siis kõige õhem on kasutada küttematti. Küttematt on ainult 3 mm kõrge, piisab, et ta katta kas siis sisetasanduva seguga või plaatimisseguga ja plaatida. Nii et see on nagu kõige madalama põrandapinna tõusuga variant üldse. Milliste põrandamaterjalide alla küttekaabel üldse sobib? Inimesed arvavad, et keraamiline plaat on nüüd ainukene, mille alla küttekaablit paigaldada saaks või oleks mõttekas. Tegelikult see asi ei vasta tõele. Kui materjal on piisavalt soojajuhtiv või soojust juhtiv, siis sinna alla sobib kütte igal juhul. Rahulikult võime panna laminaatparketi alla, täiesti rahulikult tavalise parketi, puitparketi alla. Pannakse üle põranda vaipade alla, ka linoleumi ja PVC katete alla, nii et siin ei ole erilist piirangut, ainult tõesti, kui on väga paksud vaibad, siis sinna alla hästi ei sobi. Kui on väga paks põrandalaud, siis sealt ei tule see soojus läbi. Kui on näiteks paksud korkpõrandad, siis ka sinna eriti hästi me seda kütet ei soovi. Kui säästlik on põrandaküte ja kuidas seda juhitakse? Põrandaküte on reeglina selline 10–15% säästlikum kui analoogiline radiaatorküte. Tänu sellele, et radiaator kütab põhiliselt ju lae alla. Kõigepealt soojus tõuseb üles ja alles siis jõuab see siis põrandale. Meie aga kütame ju täpselt sealt, kus tarvis on, ehk siis otse põrandalt. Nii et ta on kõigepealt säästlik ja teiseks juhitakse loomulikult neid termostaatidega. Termostaadi valik sõltub otseselt sellest, kus me seda kütet kasutame. Kui me räägime keraamilisest plaadist, siis peaks olema kindlasti põrandaanduriga termostaat, sest keraamilise plaadi alla me tahame mugavat soojust sõltumata sellest, kas päike paistab meile aknast sisse või päike ei paista aknast sisse. Kui meil on suured päiksepoolsed aknad ja juhtub olema meil põrandal näiteks vaipkatte, siis me võime täiesti rahulikult panna õhuanduriga termostaadi. Kui tuba läheb soojaks, lülitatakse kütte välja ja kõik on hästi. Kui meil on puitpõrandad, siis kindlasti peab kasutama 2 anduriga termostaati. Põrandaandur piirab temperatuuri põrandas, et puidu peale ei tekiks rohkem temperatuuri, kui me lubame. Samas aga vaatab ta ka õhutemperatuuri. On olemas ka taimeriga termostaadid, mis teevad selle kütte eriti säästlikuks. Kui meid pole kodus või kui me magame, siis lülitatakse temperatuur madalamale temperatuurile. Kui me oleme hommikul ärkame ülesse, tuleme juba sooja vannituppa või sooja elutuppa, muul ajal lastakse jälle temperatuur alla. On olemas ka puutetundliku displeiga sellised süsteemid, mis juhivad ühest pisikesest puutetundlikust ekraanist terve maja kütet väga mugavalt, nii et igal toal on oma taimeriprogramm, igal toal on oma temperatuur ja see on hästi säästlik süsteem.